Sorraks. Nii. Ja. No nii, Ants, räägi, mis siis juhtus, vahe kokkuvõtte, kuidas projekt on edenenud? Saime süksu kätte. Ütleme niimoodi, et esimene džinn on väljas. Esimene pauk käis ära, jah? Nii, poisid, kell on 1 läbi 15 minutit. Kuidas tundub? Vaikus. Väga põnev on. Väga põnev on. No nii, kuidas tundub? Kõik on tipp-topp või? It does not need a homepage, but I agree with that. Yes, devices may need to communicate with other devices. So Internet of Things is not the Internet we know. It's not about creating a homepage for this bird feeding house, what some guys are doing there, or maybe creating a homepage for a washing machine. But it's about much more and much different. And so here's this example that I've been using. This slide has a title Pervasive Computing, and I think this describes the essence of Internet of Things as we see it much better. So the example that I've been using for, I don't know, 5 years at least, is that olukord on kontrolli all. Kõik on kontrolli all, täielik kaos, midagi ei tööta. Laud või meie segane välja näha, aga olukord on kontrolli all. Ma arvan, me jõuame. Vaatan, siin mehed helistavad, kauge kõnesid teevad, hädaabi numbrile, helista sõbrale. Raaks. Nii, mis see siis välja läheb? See näeb välja nagu mobiiltelefon, siit pealt vaadata. Ta on tegelikult jooksulint ja see on nagu uputanud selle ära paremda. Tiira-taara on endale saanud rattad alla, mingisugused sinised trellid on siia sisse tekkinud. Räägi, mismoodi see asi kõik pihta hakkas? Aga see hakkas sellest pihta, et näed, siin kolleegidel on probleem, et taaret vedanud iga nurga. Need on suitsupõhised andmed siin või? Ma ei ole päris kindel, võib-olla on optilised. Ja noh, suitsupõhised jah, või on temperatuuripõhised. Ma arvan, et suitsupõhised ikka optilised pannakse üldiselt. Ei teagi täpselt, jah. No nii, millega teie end vaevate siin? Mina suhtlen Facebookis inimestega. Väga õige, väga õige. Okay. The clock is 5:30. What's going on? Have you get some success? Some communication here, SPI. Okay. What is there? Oh, we got this exciting weapon. Something is coming already. Yeah, some it's data real is. time. Really? Well, not now, because I'm in the debugging session. Okay. Some nasty error. 2 aastat tasuta või? Nüüd ei pea laenu võtma. Pagan. Aga äkki me läheme nii edukaks, et 1 aastaga oleme juba müünud miljoneid. Tundu realistlik. Okay. Mareki nägu on muutunud väga tõsiseks. Mingid suured probleemid vist. Pane ikka põhirõhk seal nuti linnumajale, ma arvan, et see. No nii, mis on toimunud vahepeal? Vahepeal mina olen teinud ühe väikese makettplaadi peale elektroonika, aga millegi pärast need lambid ei taha nüüd ilusti põlema minna. Nii et oleme natukene eesmärgil lähemale jõudnud või pigem kaugemale? Ma arvan ikka lähemale. Selge. Lähemale. Üks samm edasi, 2 samm. Väga hea, väga hea. No nii, siin on Tartu häkkerite koda. Kuidas siis vahepeal meie õllemasinad on edasi liikunud, et saab juba õlut kuskilt tellida vile peale? Seda toorikut juba toodi, jah. Selles mõttes on testimise vahend olemas. Mootor sai nii võimas, et kui esimest korda käima pani, siis panid rattad kastist mööda nimesi järgmise seina poole, aga neid tõmmatakse nii kõvemini kinni. Kell on 2:45. Oleme jõudnud kosmosetuppa. Kosmonaudid on endiselt veel püsti. Alumine saal on juba suhteliselt tühjaks vajunud, aga ma vaatan, siin on ükski tüüp ära kadunud.
kuidas siis nagu olukord on, et mitu protsenti arvate, et on tehtud sellest, mis nagu ette võeti? Noh, raske öelda jah. Üle 100 kindlasti. Üle 100 juba, te olete ootusi ületanud. Ootus on hommikust palju kõrgem kui praegu. When you like to show which direction you will be going, you just press the button. Or if you have any emergencies, then elab ja hingab. Kuule, ma ei tea. So he started the belt. Now you can run on it, increasing the speed. For example, like 5 kilometers an hour. Doing your warm up, increasing it. 11.5. Now he wants to go uphill, so we're elevating the motor. Now the treadmill raises. And for example, somebody goes, you want to stop. You want to pause, somebody goes. Then you can pause the treadmill, take your goal, and then resume your workout. Wow. Whoa, it's working really well. When the bird is coming, there is a capacitive sensor and it triggers the Arduino and it initiates the picture taking. So we'll present you also with the live demo. Here you can see the web page that's running the server inside. Today visit there was 34 visits and the last visit was 30 minutes ago. So now we can simulate the bird coming to our birdhouse and it should automatically refresh in just a few seconds. As you see, everything